Nii, tere hommikut sulle. Tänaselt jalutuskäigult siis tervitus. Mina olen siis Kairi. Ja ma tegelen nii gruppidega kui ka eravastuvõttudega. Millegipärast tuli mul see tunne, et täna ma pean seda ütlema. Ja ma tegelen ka erakonstellatsiooniga, nii et mitte ainult grupis. Ja mul käib päris palju inimesi just erakonstellatsioonid. Kuid ma olen õppinud ka transpersonaalset hüpnoteraapiat ja transpersonaalset nõustamist ja hüpnoteraapiat, hingamisteraapiat, kehapsühhoteraapiat. Ja mis ma tahan nüüd öelda, et tõesti neid teraapiaviise on väga palju erinevaid. Terapeute on väga palju erinevaid. Mina olen see, kes paneb kokku antud ajahetkel, kui inimene tuleb, selle pagasi, mis ma olen saanud, pluss siis enda elukogemuse pagasi, mida ei ole vähe. Mul on 3 last. Mul on olnud lemmikloomad, kellest 2 on lahkunud, väga lähedased. Üks on siin, imeväike armas nunnu, kes mind veab ka siin välja hommikuti. Ja suhete teemal on mul olnud suhteid, kus ma olen ise läinud. Mind on jäetud. Väga keerulise suhte olen lahutanud, pikaajalise, väga keeruliselt lahutanud. Rahalisi väga erinevaid suuri kõikumisi läbi elanud. Kaotanud suuri rahasummasid. Ma tean, mis tähendab kõik sellest väljatulek ja kuidas see endas läbi töötada. Lapsepõlves on olnud, igahel on oma lugu, on ju. Ja nii ka minul. Siin on ka erinevaid asju kohti. Ja nii, et ühesõnaga, mis on minu tänase jutu mõte, on see, et on väga palju erinevaid teraapiaid. Koer keerutab, ma keerutan kaasa. Et väga palju erinevaid teraapiaid. Ja mõnikord me jääme mingisuguse, kuna inimene on üks süsteem. Sina oled üks süsteem, mina olen üks süsteem. Siis on hea leida sellele oma süsteemile parim variant. Ja mina ütlen, et maailmas on nii palju teraapiaviise, et igal juhul me leiame selle parima endale. Nii et kui sa mõtled, kas on võimalik, et sa leiad või saad midagi sellist, mis sulle just sobib, siis ma ütlen sulle, et kindlasti sa leiad ja saad midagi sellist, mis sulle sobib. Pead lihtsalt leidma selle võtte, võib-olla siis ka selle inimese, kes oskab seda rakendada. Kuid ma olen näinud väga mitmeid, kuidas ma siis nüüd ütlen, teraapiavõtteid, kus inimest mõjutatakse väga tugevalt. Ja pannakse uskuma midagi, mida tegelikult tema süsteemile ei sobi ja mida ta tegelikult üldse ei peaks uskuma. Ja ta teeb selle enda omaks. Ja kui seal kaob väga palju energiat, siis ma võiks öelda seda, et see ei ole päris see õige. Ma ei räägi sellest, kui me töötame läbi mingisuguseid valusaid kohti ja võib-olla see üks valusa koha läbi töötamine viibki meid sellesse traumasse tagasi korraks. Aga oluline on see, et traumast uuesti see väljatulek, mitte uuesti, vaid üleüldse sellest traumast väljatulek on oluline, sellepärast, et see on selle teraapia eesmärk. Ühesõnaga, juba mitmendat korda. Esiteks leia endale see enda õige. Ja teiseks, mida vähem sa ennast killustad, mida vähem sa usud
mina olen oma koolistusel alati öelnud, ärge uskuge mind. Võtke see, mis on teile oluline. Mis on mis teid kõnetab. Muidugi, mõnikord teraapias me tahame põgeneda. See on hoopis teine koht ja me ei taha sinna vaadata. Ja mul on olnud täiesti kliendid väga ausad ja öelnud, et tead, ma ei ole valmis sinna vaatama. Ja see on täiesti okei. Üks ring kohetab täna keerutada ümber minu. Nii et on situatsiooni, kus me ei taha sinna vaadata ja me ei ole valmis ja me peame endale aega andma. Mõnikord meil on vaja sellist väikest nagu raputust ka, et selleks on terapeut, kes peab aru saama, et millal on vaja natuke sellist edasinügimise kohta ja millal on vaja seda kohta, et me oleme siin. Me ei liigu siit edasi. Ma annan sulle ruumi. Ja nii nagu ma ütlesin, et ei ole õiget ega valet teraapia viisi. Ainuke asi on see, et kui terapeut hakkab ütlema, et sa pead tegema nii, sa pead olema nii. Ma ei räägi sellisest õpetuslikust osast, et on teatud situatsiooni, kus terapeut võib-olla peab seda tegema. Aga kui ta nagu ütleb, et sa pead elu muutma selliselt või ma ei tea mida, siis see kindlasti ei ole õige. Sest see tunne või see koht peab tulema sinu seest. Kuidas see pead olema, mida sa pead tegema. Ja see juhendus peaks olema just selleni, et sina lõpuks ise saad aru, sul tekib kontakt endaga nii tugev, et sa saad aru, mis on oluline, mis mitte. Nii et vot sellised mõtted siin täna. Ja vaatame siin rada kadus ära. Et need mõtted, mis ma veel tahtsin jagada, jäin kuidagi ise ka mõtlikuks siin, jah. Et need mõtted, teraapia on protsess ja siin ei ole võimalik teha mingisugust kindlat. Mäleta, kui ma alustasin, siis ma mõtlesin, nii, nüüd klient tuleb, nüüd me teeme seda. Mitte kunagi see ei õnnestunud. Ja õppetund oli see. Ja loomulikult see ei õnnestunud. Ja tänaseks päevaks mitte kunagi ma ei tee mingisuguseid neid kavasid, mida ma antud teraapias teen. Aga need inimesed, kes käivad pikemaajaliselt, siis ma tean, kuhu ta peaks jõudma, mis on see, mida ta peaks kindlasti endas läbi töötama, kui ta selleks valmis on. Nii et mida vähem me ennast killustame mingite erinevate osadena, inimene on üks süsteem ja me ei saa vaadata mingit ühte kohta, vaatamata natuke suuremat pilti, aga me võime tervendada seda ühte kohta küll. See on huvitav, et kui meil on olnud mingisugune konkreetne trauma, mul on olnud näiteks liiklusavariiga lapsena läbi teinud inimene ja see on väga suur šokk. Ja kui sellel järgneb veel see, et näiteks vanem on seal olnud ja selle tervendamine on sinna korraks vaatamine ja aktsepteerimine ja enda vastu võtmine. Põhilised kohad, mida me peame tegema. Me peame ennast hakkama aktsepteerima. Ja kui palju me teraapiates töötame läbi seda, et me võtame vastu, proovime vastu võtta seda kedagi teist seal. Ja see on oluline ka teise vastuvõtmine, aga see on teisejärguline. Esmalt me peame vastu võtma ennast. See teine lihtsalt näitab seda, et mis meid käivitab. Ja palju on juttu olnud peegeldustest, teraapias ka. See ei ole ainuke võte.
ja see ei ole ka ainuke tõde. Nii et kui terapeut sul hakkab raiuma, et see on see peegeldus ja sina tunned, et see ei ole, on sul õigus väljendada seda. Ei pea selle pärast vaidlema minema. Aga sa tead, et ühesõnaga, kui sinu sees hakkab tärkama see sinu enda sisemine intuitsioon, sinu sisemine äratundmine iseenda suhtes, mis meie elu eesmärk on? Iseendast tundma õppida, vastu võtta, sõbraks saada ja armastada. Nii nagu ma oma selles ühes eelmises videos ütlesin ka. See on meie eesmärk. Ja me peame sinna jõudma. See on see punkt. Ja uskuge mind, peale seda hakkab kõik maailm muutuma. Et teise inimeste arvamused hakkavad aina vähem ja vähem meid mõjutama. Ja meie ellu tulevad nii ägedad inimesed. Nii et võt, see on see tänane jutt sulle. Nii et naudi oma päeva, naudi oma elu ja võta vastu iseennast sellisena, nagu sa oled.